Tere tulemast vaatama Sportlandi EDGL harrastajate karikasarja 2026 Vooremäe etappi. Minu nimi on Rasmus Metsamaa ja minuga siin kaasas on Tere ka minu poolt, Risto Peterson. Ja hakkame vaatama siis MA2 liiderpooli. Vaatame, mis nad korraldavad siin ja kuidas see mäng välja tuleb. Mina ise olen Vooremäel päris pikalt mängin, nii et ei tea, mis rada kujutab, aga jälgisin võistlust ja ootan huviga, mis siit saama hakkab. Esimene võistleja siis Marek Uusoja, esimene ring -5. Ja siis mina. Jah, kohalik poiss ka siin pildis, kohalik selles mõttes, et siit kommenteerija staatusest. Kolmas Marko Pähklamägi ja viimasena Martin Traks siis. Martinil peaks olema see esimene PDK võistlus üldse, et vaatame, kuidas siis läheb. Esimene rada, 79 meetrit, mängib 5 meetrit tõusu ja Marek eest käega. Kuule, see ei ole üldse paha algus ju. Et no, esimene ring mängist pro layout'i, et kas siis oli korv ka sama koha peal või? Pro on sealt tagumine punane. Okei, siis on teiselt pool. Ja mina viskasin oma sisse mängitud Firebirdi ja tundub, et sain ka ülesannetega hakkama siin esimesel korvil. Marko samamoodi valib eest käe. Topsi, oi, see oli päris hea joon. Ja saab puust ka õnneliku kiki. Ja Martin ei saa ka kuidagi puulist erineda, ehk siis eest käsi ja jätab selle gramm kõrgeks ja jääb natukene paremale. Siit tuleb üks huvitav putt vist. Ta oli ringist väljas siuke 11-12, kui ma õigesti mäletan. Mul vend vaatas ka esimese korvi ära ja ütles, et eeskätt vennad tajuvad, et siin visete järgi oli ka näha, et ja puti järgi ka, et või see tuli välja või? Võttis ära juba, okei, oli ikkagi sees. Et eeskätt siin poisid tajuvad esimese korvil. Noh, kohe siin Starframe'iga minema. Liidritel omaselt kahtedega minema, Martin tegi väga hea puti, ei jäänud kuidagi maha. Nii, aga teine rada, 80 meetrit ja mängib 8 meetrit tõusu, ehk siis vajab minu hinnangul sellist 90 meetrist viset. Ja olgu öeldud, vasakul on siis ka OB. Oi hästi. Marek selle Seiveriga on päris osa poiss. Mina võtan nüüd kriips kangema Firebirdi võrreldes siis esimese rajaga, tagant käsi. Oi. Ei jäänud hästi rahule, aga õnneks hüppab sealt üle OB, et okid olid sealt näha. Veel enne viset mõtlesin, et kas jäi OB-sse või lipsas üle. Marko. Ja skip tuleb sealt, jah. Siis kui ta maandub sinna nõlva peale niimoodi, siis tavaliselt näeb juba hea välja, et sealt ei tohiks väga rolli minna. See ütleks, et okei, keda sai natuke lahjaks, aga joone mõttes mulle meeldis see isegi päris palju niuke mõnus läks sinna. Aga see läks vist veits pikaks. Teine korv juba ja hästi huvitav putt tulemas Martinil. Martin jälle oli ringist väljas ja jäi õnneks sinna paika. Nii. Marek kohe peale oli seal 9 peal ja nüüd mul on ka siuke 8 meetrit putt. Kaamerast tundub nagu 6 pigem, aga ja liblikas sisse. Sees on sees. Nii, väga äge keskendumine Marko poolt. Hästi. Ja ega tegelikult ei olnud minul tuulega lihtne, sest mul hakkas sel hetkel puhuma vastu tuul ja ma pidin oma rannet suunama allapoole, et sellepärast siuke natuke teistmoodi putt välja nägi, aga sees ta oli. Kolmas rada, par 428 meetrit, jälle kõvasti tõusu. Raskuselt on siis 14. rada, ehk siis võrdlemisi keeruline, mängis 4,2
Siis natuke üle barri. Mina keerasin oma küllaltki kange destroyeri üle. Ja tegelikult see käpp, mida Marko viskab, see ongi see, mida võiks ideaalselt tabada või ründama minna. Tahtsid ka mängida niisugust fore flexi? Jah, et ta jääks sinna keskele. Marek keerab samamoodi natukene selle ketta üle. Ai, Martinil paha eksimus. Kergelt niuke jah, undercommitted. SL ajal oli ka fore kergelt nagu nõus appi, et praegult hakkas ka juba minema sinna. See oli väga palju parem. Aga nagu tuulest on näha, siis nii nagu Järva-Jaanil pro-karikal, siis ka meil siin oli ikkagi kohati päris tugev see tuul, et minu lähenemisega oli see, et ma täpselt viimased hetkel mõtlesin, et tuli korralik vastutuul, et ma võtan putterasemel midagi, aga jäin ikkagi putteri peale ja hakkan seda vahetama seal. Ja jätsin selle kriips pikaks. Oi, see sai tuule alla. Mul oli täpselt see sama asi, et vastu tuul ja mõtlesin, et pean viskama natukene madalamale. Sinul jäi ta nagu hoidma seda joont, et ei lasknud üldse feidida. Marekul just hakkas nagu siis väga lükkama. Ja Markalt ja chatis vist oli, et hästi hea lähenemine. Nii, Martin jätab endale nüüd päris ohtliku puti. Essal pani pika puuti ära, et küll saab hakkama. Nii, Marek meil ringist väljas. Pakuks ükka ringis Järvas. Ja... Suht ohtlik ring tundub või jällegi kaamera petab veits, aga nagu tundub, et see korv on suht ääle peal, et Marekul natukene veel saab puu ja siis rollib kindlalt alla äkki. Oi, hästi. Enda puti kohta võiks öelda, et lihtsalt asja tuleb ära panna, et mul tegelikult oli korv täpselt puude vahel ja mul ei olnud seal nagu väga võimalik kuskile mujale visata kui korvi. Martin siin tunnistas, et ta natukene kaartis seda puti, et seal oli kohe päris kõvasti alla minekut ja et selle natukene liiga nõrgaks. Ega see kaamerate ees mängimine ei pruugi ka eriti lihtne olla, eriti kui sul on esimene PDG võistlus ja kohe on kaamerad ka juures, et omamoodi kogemus, aga ma olen kindel, et Martin on ka endale pärast ja vaadata seda järgi, et mis tegi. Nii, rada 4, par 4, 125 meetrit, videost ei tundu, aga tegelikult see mängib väga kõvasti üles mäge terve aeg kuni lõpuni välja. Ja esimene vise peaks olema siukene eestkäe Anheuser Flex, mis mängib sinna nurga taha ja tuleb ka lõpus tagasi. Markol jääb see kriips kangeks, aga saab väga õnneliku rolli sinna põhimõtteliselt raja äärde. Aga backhandiga sinna vasakule tee peale vist ei saa mängida või? Saab, aga sa tood selle parema metsa endal mängu. Et sa ilmselt mängid teda nagu siia laiaks. Üles mäge kõik kettad tahavad kuidagi kangeks jääda siin. See rada on teine kõige lihtsam rada statistika järgi. Tegelikult ega ta raske ei olnud, kui sa just ei eksinud sinna paremale sügavale metsa. Kuigi seal olid ka üsna avatud koridorid olemas, et nii nagu ka Marko puhul siin näha, et harvi ligi ja... Me siin kusjuures puuliga arutasime, et Marko küll tegi natuke teisiti, aga tegelikult me tahtsime rünnata mitte korvi alla, vaid sinna alla tee peale. Et sealt ei siuke 3-4 meetri putt. See on tegelikult hästi mõistlik otsus, jah. Et alati ei ole vaja sul täpselt sinna korvi alla saada, et jäta natukene pikem putt, aga nagu ohtu on vähem. Siin, kui sa viskad sinna puu kõrval, korvi kõrval puusse, siis sealt võid ka rolli saada ja siis tekitab hoopis olukordi juurde. Nii, mul oli siin tulnud ka see tessu lõpuks tagasi sellest annukast, ehk siis jäi siukene olukord, kas ma jambin või teen siukse väikse lähenemispõksu ja otsustasin, et teen siukse väikse lähenemise sinna serva ja
ja pullika lugu. Super. Marek. Marek ja minu trenni poiss, et siis noh, niisugust putte ma ennemgi näinud trennist tavaliselt niimoodi putti, et nagu Mareki vabanduseks ma võin öelda, et tegelikult on väga hea putt ja lihtsalt jah, mõnikord on niisugused huvitavad ringid. Et temaga ma olen mingid nädala mänge mänginud, siis mõtled ka, et miks see vend Pro Touril pole, et paneb igast asendist ära. Nii, aga meil siis Markoga 4-4. Marek Martin alustanud natukene tagasihoidlikumalt, kuigi Marek on olnud siin, nagu Rasmus mainis, siis natukene veel putti kalibreerimas. Loodame, et siin ringi jooksul saab ennast käima. No Risto ja Marko 4-4 algus, no mis sa veel lootad, et olgugi AM rada on, aga ikkagi pördid on vaja ära võtta ja nagu te olete mõlemad ülesandega hästi hakkama. See oli see rada, kus ma viskasin oma puttimisputterit, sest see mängis nii jõhkralt alla mäge, et ja nagu näha jäi ka see natukene kangeks. Ja mul vend ütles ka, et viskas ikka pergiga, aga ikka läks pikaks, et see on hästi niisugune keeruline rada. Esimene ülesanne on muidugi seda tunnelit tabada, on ju. Aga teine ülesanne on jah see, et kuidas see ketas sinna korvi lähedale jääks, et ta pikaks ei õljuks. See oli päris hea play, jah. Markol oli hea play, ta mängis madalalt, et ketal oleks siis võimalikult vähe võimalust feidida ühele või teisele poole. Kui ta sealt sai väikse skipi veel, siis võiks päris hea olla. Ja nagu ma ütlesin, et see esimene ülesanne peaks olema käppi tabada, et nii kui sa seda käppi ei taba, siis see lühike rada muutub ka päris keeruliseks. Marekul oli ka kuni lõpuni hea, aga sai sealt ennem puu. Ja jäi siia servat, tal tegelikult oli avatud tee korvini ja ta minu arust andis väikse ranni vähemalt pärast, kui me seda arutasime. Nii, Martini parri pääste. Annab siukse floateri, et ei läheks kaugele. Markol 5-5 siis võimalik võtta. Ei, ta oli liblikas hoopis. Korv on kuidagi villakas, ma ei tea, kas ta mõtled selle peale või mis? Mina olin nüüd 9 peal, et oli õnnelik ilmselt, ma sain sealt mingit. Ei. Kuigi ma tundsin ennast suht kindlalt selle putiga, et panen ära, aga noh, mingisugune asi ikkagi ei connectinud. Natukene oli kuidagi pinges olek, kuigi näha oli, et üritasid seal kuidagi rahustada ennast või aga seekord oli natuke pinges. Marek seest puus kõvasti õhku välja ja pani ilusa comebacker puti ära, et oli hea vaadata, et ta sai nüüd omale võib-olla siukse. See oli nagu Marek puti moodi juba. Mõnus enesekindlus ehk tagasi. Nii, Martin kahjuks siis 4. Rada 6, 102 meetrit, -7 ja mina ütlen, et mina selle rajaga kuidagi sõbraks ei saanud, ma ei leidnud ühtegi õiget ketast selle raja jaoks. Viskan FT-d, fairway ketast, kiirus 7. Jätan selle muidugi korraliku nõusapiga liiga keskele ja veidib sinna vasakule ära. Huvitav fakt, et 500 oli üks kõige raskemaid. Ja 600 on siis 3. kõige raskem rada. Siin olid mingid imelikud küljetuuled, mis ei lasnud nagu, sa pidid ka tegelikult viskama jällegi pigem madalalt. Marekul jällegi tuli see vise nii välja, nagu peaks ta mängima, aga tuul ei lasnud talgi siis nii-öelda lõpuni sinna feidida. Mul nüüd tuli ka seda meelde, see on hästi spetsiifiline vise, mis on tegelikult hästi keeruline, aga nagu mina ütleks, et sa pead viskama veits lahjemalt ketast haiseris ja siis ta peab kergelt nagu alguses flippima püsti ja siis ta hakkab nagu sujuvalt feidima. Et spetsiifiline vise on siin vajalik. Selle rajaga fun fact, siin pandi ka topsi ja minu arust oli see, kui ma ei eksi, oli see Roland Tiik ja äkki see oli esimene ring, sest et Pro mängis samat tiid ja samat korvi. See tops on pigem väga magus tops. No nii, Marekul pöördi putt
peaks olema 8 peal, eelmine putt connectis. Ja kahjuks paneb selle totaalselt mööda. Comebacker oli tal veel kaugemalgi, et oli 8 peal esimene ja 9 peal, mäletan hästi ringi ääres oli comebacker. See oli tugev putt Martini poolt. Kui võrdled seda 3. raja putiga, siis öö ja päeva. Et niimoodi jätkata. Nii, meie Markoga tõstame sisse siis parrid. Marek on teist tempo poolest natuke maha jäänud, aga... Rada 7, 87 meetrit mängib 9 meetrit allamäge ja siin on hästi oluline visata ka see vise võimalikult madalale ja lasta kettal oma tööd teha. Aga mida teeb Risto? Loomulikult päevasse. Pilvi lõhkuma. Kettaks oli mul kange Veladias ja Justice. Et ma tahtsin ta tegelikult madalale panna annukaga, et ta teeks oma töö ära. Marko ka suunab juba alla ennast, oi. Markol oli see kusjuures kange Anvil. Ta vainis, et see on väga kange tal, aga ma ei tea, mis siin. Lennu poolest kuidagi läks käest juba väga kõvasti kuidagi ära. Ja Martin teeb nüüd ideka. See oli mõnus. Martin kuidagi praegu nagu te kuidagi tundus vähemalt natukene üritasite kangutama, Martin võttis natuke kiirema ette, aga läks hästi rahulikult viskama. Martinil 3. peal vist oli ka see Esa läks puusse, teise tegi koha pealt niukse hästi rahuliku furega ja siis sai ilusti kätte lennama. Et tuleb... Nii, Marko joob ees, teeb nüüd siit siis korvile, jätab jälle selle kriips kõrgeks ja jäi ringist välja. Sama Anvil tundus vist. Nii, Ristol nüüd jälle siuke 11 meetri putt ja võtame siit maksimum aja, jälle tuuled puhuvad. Aga noh, sellised tuleb panna nagu naeru seina. Juba lehvitan rahvale. See on nagu päris ju. Publikust meil oli üks naiste rahvas oli kaasas. Marko elukaaslane, jah. Aga noh, tuli ka talle lehvitada. Vähekene kes publikust kaasas oli. Nii, Mareko pöördiputt. Viimasel ajal mul on päris palju inimestega kaasa kaotanud ja noh, kui üks inimene juba on, siis nagu tuleb võtta viimast. Siin Mareko puti puhul oli tegelikult väga hea näha, et eelmise raja pahandusest endale midagi külge jätnud ja väga hästi pani selle Pirko puti nüüd ära. Rada 8, par 4, 158 meetrit. Avaviset saab teha nii eestkäe kui tagantkäega. Mina nüüd keeran selle kriips üle, aga tegelikult mul oligi mõte, et ma sinna vasaku metsa poole keeraks ja sealt siis ketast tagasi feidiks. Esimene vise võiks lihtsalt tee peale jääda. Tee peale, jah. Siis sealt juba saab... Martin viskab jälle kahjuks nõus appi ja jääb natuke liiga paremale, kuigi seal oli siis ka üsna avatud. Seal nüüd on OB nurk ja me seal mõnda aega Mareko ketast otsisime, aga kuna siin hetkel ka näha oli, et OB-d ei olnud, siis see oli seifis. See oli hea eeskäsi. Marko teeb ideka eest käe. Ja näed, kui lähedal tegelikult Mareko oli seifile, et siin dokk on veel kohe selja taga. Ja nüüd ta peab siia tee peale viskama. Ta läheb ründama. Ossa, mis asi see oli? Vale korv. Vale korv. Mängime tagumist stiliskorvi. Ja mina nüüd tegin selle asja, et ma treeningringil päev varem jätsin selle lähenemise 2 korda kriips kõrgeks ja paremale metsa sisse. Nüüd ma mõtlesin, ma pean viskama rohkem vasakule sirgemalt mööda teed ja jätsin selle natuke pikaks. Oli näha, et natuke nagu liiga kiiresti liikusid ette, et selle pärast läks kohe annukasse. Jah, Marekil läks selles mõttes hästi, et läks suht riskantset viset viskama ja selles mõttes suht õnnestus. Martin läks ka tegema seda riskantset viset ja nagu pigem võib hakata see asi sealt veel keerulisemaks minema. See ei tundu üldse hea koht, et mõnikord on see, et
mõnikord joppab läbi nii-öelda, onju. aga mõnikord kusjuures me Marekuga täpselt rääkisime minu arust veidi varem, et juba kehva on panna nii-öelda valesse korvi ja sealt uuesti visata ja nüüd ta tegi ise selle asja ära. See on huvitav asi jah, et niisugused asjad juhtuvad. Eriti veel siis, kui sa räägid neist. Aga kusjuures ei olnud ka lähedal teine throw in, et Mareku oli oma ülesannet tasemel. Ühe korvi peal 2 throw in'i, see oleks nagu legendaarne juba. Minul siis 9 meetri putt. Ei. Liblikas oli, aga Orange Coggins näitab ka, et võid liblikat panna, aga kui sisse läheb, siis on ja kusjuures mind ennast see liblikas nii väga häirigi, et ma nagu pigem keskendun sellele, et käsi korvi ja võiks sinna nagu saata. Lendas ilusti. Rada 9, 62 meetrit on niisugune OB, mis on siis nii-öelda peale korvi. Ja siin tuleb visata kõrgele. Mina võtan siit putteri tagant käega ja üritan siis ta saata kõrgele haiseriga, aga nagu emmale kohaselt totaalne shank ja nagu ka näitab siin rajagraafika, et OBSM. See rada on siis kolmas kõige lihtsam rada. No mitte minu jaoks. Statistika põhjal. Aga mõnikord ongi need, et need kõige lihtsamad viskad ongi kõige raskemad. Nii, aga kuna minul õnnestus siin üldse esimest korda käia päev varem, siis minul sellised viskeid jäid siin rajal proovimata, et ma pidin ikkagi tagant kätt mängima ja mu meeskätt ei usaldanud. See tundubki niuke rada, et lihtsalt pead leidma selle, mis sulle loogiline tundub, et saad mõlema käega visata. Aga Martin vahepeal viskas minul teada üsna lähedale, aga Marko peaks olema ringis ja minul on siit nüüd OB äärest korralik võsa ees. Pean üle nende väikeste mändide selle võsa viskama ja sain vist enam-vähem hakkama. Natuke vasakul. Nii, Marek. Oi. Oli ka näost näha, et ta seda pöördit väga tahtis, aga ehk siin kaamerate ja leaderpooli mängimisega on need omad siuksed nii-öelda närvikõdid, mis siin sees segavad. Ma kirjutasin ka Marekule ringi ajal, et kuule, et võtab kapu ennast. ta ei näinud seda, aga siis ma mingi hetk nägin, et okei, teid filmitakse ka, et siis ma mõtlesin, okei, kuule, et siis on teil vaata, et ikka juhtub. Ega mõtlesin, et ma ei tea, et Marek oleks ennem kuskil kaamerate ees mänginud, et see esimene kord, esimesed korrad kaamerate ees on niisugused keerusemad. Nii, rada 10, 100 meetrit tikuks, tegelikult mängib -6 meetrit ja väga paljudel meil on siin käes kas siis putter või midar. Ja Martin jätab selle kriips kõrgeks, et siin on vaja visata teda ikkagi nokaga alla. Marko otsustab siin eestkäe kasuks. Natuke liiga kõrge, aga saab iseenesest nii-öelda korraliku fleksi ja selle ruumi ära kasutatud. Vist peaks saama puttida. Nii. Ja Marek teeb hästi. Hea viske, aga sai halva, lihtsalt ei näha see juurika. Juurikas tuli välja. Minul on ka käes putter. Üritan ta lihtsalt korvi peale täpiks panna. Eksin natukene liiga oksad. Ma ütleks, et oksad isegi veidi aitasid, et muidu ta oleks feidin võib-olla sinna korviga pin high, aga ta oleks jäänud korvist kaugemale. Nii, me oleme kõik siin Circle 2. Martin alustab. Martin vist oli ka 13 meetrit äkki. Siin on joonest näha. Marekul siuke 12. Ja hea putt, aga natuke liiga kõrge. Ja mina siis siin ringi ääres. Oi, hästi. Ja noh, kui juba siuke mõud on sees, siis tuleb neid hakata nagu ära panema. See on hea mõud.
Markol on näeb mood, et vasakule keti ja lükkab välja. Kusjuures me Marekoga rääkisime, Marek just rääkis, et esimene ring tegi täpselt sama moodi, et tal enamus pirku ja vist ka parri putt oli kuskil circle 2, et vahest on see, et minul endal ka, et kui ma saan kuidagi selle putiga nagu minema, siis ma nagu järgnevaid putte ka enam nii palju ei pelga, et tunne. Nii, rada 11, 145 par 4 mängib natukese alla mäge ja siin on see, et viskada driveriga täpiks natukene üle ja ma arvan, et ma enda kohta tegin väga hea viske. Väga keskmine 4,1 ehk siis natukene üle parri. Paremal on OB, aga see OB on minu arust üsna kaugel, aga mis on tegelikult asja raskemaks teeb, on vasakpoolne mets ja see on päris tihe seal. Siin ka loodus juba lehed pungile. Nii, Martin vahepeal jätti selle viska natuke liiga kõrgeks. Ja Markol tegelikult kõrgusos oli hea vise, aga natukene selle suunaga läks ja jäi vasakule metsa. Ja Marek teeb hopsti ilus Aiser flip. See oli ilus. Täpselt sinna samasse kanti, kus ka mina. Marek on nii pikk putt, et see niigli putt oli vägi havokiga pore. No nii. No ta pidi viskama päris jõhkra nurga all, nagu sa ise siit näed. Ja see nüüd sirdib OB-ga. Ja oli jah, grammikene oli OB-s. Et nii, nüüd Marko saab siin uuesti. Nii, vahepeal siis Martin. Ja Martin nüüd näeb seal otse mingit koridori. Siin on tunnel. Ja sai ikka mingi vastiku oksa. Minul on käes perg ja tegelikult puus siin tagant tuul. Ja nagu näha, siis jätan selle kõvasti pikaks. Kusjuures ma olin Marekust äkki siuke 6-7 meetrit tagapool, aga mul oli selline koht, kus ma nagu jumpida enam ei riskinud. No tavaliselt pergiga seda muret ei ole, et ta pikaks läheb, aga... Kuna oli tagant tuul, siis ma mõtlesin, ma viskan ta natukene kriips kõrgemalt, aga ta ikkagi otsustas lendama jääda. Nii, Martin siin vahepeal. Hea katse. Nii, minul oli seal täpselt see kuuseoks, mis siin ka kaadri sees on, oli natukene ülaraua kõrgusel. Ma pidin ta suht teravalt sealt viskama. Natuke vist alla. Ja lähen ikkagi rannima, et mul siin juba putt jooksis ja tabasin alarauda, et iseenesest instrumendile pihta sain. Tead, Risto, et kui sa 10 pealt hakkad lay-upima, siis võitma on keeruline, ma arvan. Kõik on vaja rannida ikka. Välja arvatud siis, kui see Martini 3. rajaputt on, et sealt on juba see, et kui tõesti kardad, siis pigem viska lay-up on ju nagu. Aga võt näed, sellepärast me siin MA2 oleme, et sellise 40 meetri pealt sellise lähenemise, et no eks neid ikka juhtub, et see lähenemine on see, mida kõige vähem tahetakse harjutada ka vaata, aga samas sealt on võimalik väga-väga palju stroke võita sellega, et võtta putilt veits pinget ära ja lähene paremini. Nii, vahepeal rada 12, 98 meetrit, mängib jälle paar meetrit üles mäge. Mina jällegi treeningringil nägin ainult tagantkäe siukest Anheuser Flexi, et eestkäega ma nagu arvasin, et ma jätan selle liiga ja natukene keeran tessu üle, saan puu. Ja tegelikult ta põrkas veel uuesti tagasi, aga ta jäi ikkagi täpselt sinna OB joone peale ja oli siukene rimmi jagu väljas. Selles mõttes Annuka Flex tundub minu jaoks ka kõige loogilisem vise, aga samas seda viset tehakse nii vähe, et see on tavaliselt keeruline vise inimeste jaoks ja hästi spetsiifiline nagu sinu puhul ka, et ei saa liiga palju peale tõmmata ja selle ketta järgi, kes oli lahe ketas või oli seal tugev tuul, et ketas läks järsku väga kiirelt. Ja samas statistika ütleb, et see on kõige raskem rada, nii et siin ei ole midagi häbeneda. Minul nüüd siin käes MD3, tervitaks head sõpra Maarus Jaanverki, tema lemmik ketas samamoodi. See on näha, miks ta lemmik on veel.
ja tegelikult olin ketta käest lahti lasknud, nägin, et kriips madal. Et siin tegelikult oli seda võsa ja neid kände oli siin omajagu, et natukene. Sinna suundas. Aga Marekul vedas, ta sai selle sama kännu, mis tal seal ees on, põrke tagasi ja Dokk püüdis ta ketta kinni, ehk siis ketas oli tal täpselt nõjatus vastu Dokki ja jäi seifi. Ja saab nüüd pöördit puttida siin kuskil äkki 15 pealt. Ja jällegi läheb tublisti rannima. Mina võtan siin juba üsna järjest siin pahandusega PEN 4. Ja ülejäänud poisid tõstavad siis siin 3 sisse. Seal vahepeal tuli mingi mürgisem sõna vist. Vahepeal kadus heli ära millegi pärast. Tuleb vahepeal ongi neid emotsioone. Nii, rada 13 Mandoga alla mäge 77 meetrit. Viska midagi putterit sinna otsepuude vahele, mis feidiks. Ja Marek ütles ka, et liiga ohtlikuna teete selle tegelikult gramm liiga paremale. Et sa tegelikult tahad mängida sealt, kus Martin mängis, aga siin ongi natukene seda puuõnne ka vaja. Tundub jah, et ma ei tea, kas siin täitsa paremalt nagu on täitsa tühi või? Ei, sa tegelikult sellest Marko viskest tahad liputada veidi vasakule, seal tegelikult oli täitsa käpp olemas. Siin oli paremalt vasakule tuul ja mina otsustasin, et ma viskan selle ketta sirgelt ja mida ma näen, hoopis sees väike Anhaiseri poiss. Ja nagu mu hea sõber Ahti Vilman ütleb, et sellepärast mängimegi siin Vooremel mitte USA Pro tuuril. Et nii ta on, sellised eksimused tulevad sisse sellistel lihtsatel radadel, et ei ole midagi teha, tuleb need vastu võtta ja edasi minna. Endal ka tihti ongi see, et need kõige lihtsamad väed on kõige keerulisemad, sellepärast, et nagu ootate, et viskad ära, aga nagu läheb keeruliseks, et mingid veidrad viskad tulevad palju paremini tavaliselt välja. Ja Marekul oli, või vabandust, Martinil oli siin isegi suurem liblikas kui mul endal siin vahepeal, aga ei võtnud kord vastu. Ja Marko oli jälle vasakule, tal vist on täna siin siiamaani olnud vasakule putid. Nii, Marek sai sealt õnnelikult läbi metsa ja ilusa pöördi. Marek on natukene mängu tagasi saanud siin, et algus oli väga aeglane, aga nüüd esikoha peal viigis siin. Nii, see oli päris huvitav rada ja Marek, minul oli nii, et ma treeningringil viskasin siin tagantkäega ilusti pullikasse, aga mingil põhjusel ma võistlusel arvasin, et see koridor on minu jaoks liiga kitsas. Oi, kui ilusioon see on. Ja Marko siin, siin on kõik antud, et mängisin seda eest käega hoopis. Üritasin mängida paremalt metsa äärest, et traditsiooniliselt viskan selle ketta üle, aga nüüd ei läinud. Eks see on, kui sa ühe treeningringi teed, siis tihti ei leia seda õiget viset on ju, et mingitel radadel oled nii palju mänginud ja isegi kui see ei tundu loogiline vise, siis sa oled seda nii palju teinud ja lihtsalt sobib paremini kätte nii-öelda. Tegelikult oli see mõlemad visked loogilisi, siis ma tundsin eest käega ennast, et ma taban seda koridori kindlamalt ja jälle annan siukse ranni, kuigi see oli üsna paha koht, aga ja Marek. Oi. See oli nii ebaõnnelik rann. Nii. See on jah, eriti kehva, et kui teed suht hea putt oli, natuke oli üleval, aga hästi hea putt ja siis saab veel niisuguse rolli, et ja ma just Marekule ütlesin, et pane nüüd see sisse ära. Kui lihtsalt asjad tuleb ära panna. Selle pealt putti teinud küll. Aga Marekule kusjuures meeldibki pigem minna põlve peale. Tavaliselt trennis, kui teed mingile, siis ta pigem kui võimalik, siis ta tahab põlve peale minna. Et seda ta oskab küll. Aga ta jättis selle minu hinnangul sirgeks. Tegelikult oli vaja haiserit, sest et seal korvi ees oli tal mingid oksad. Et see pidi haiseriga kukkuma. Nii, aga Marko Martin vahepeal 2, Marek paraku halva põrkega sai 4 ja nüüd on rada 15, 95 meetrit. Ja selle raja kohta ütlen nii palju, et ma alles võistluspäeva hommikul avastasin selle eestkäe vasaku koridori, mis siit ka videost paistab.
sest treeningringil ma mängisin ainult tagant kätt siin ja tundus, et see võiks olla kõige loogilisem, kuna need puud on tagant käeliini jaoks kaugemal. Nii, Martin jälle kõvasti kõrgele selle raja kohta. Minul on jälle sisse mängitud Firebird. Üritan seda koridori tabada. Aga sain esimese võimaliku puu ja jäin tegelikult väga halba kohta. Marek on kloori käes. Ka natukene. Tundus, et oli möödas juba puust. Nii, minul käes perg, otse koridor, otse pähe. Üritan tabada, tegelikult on siit oli kitsam kui videost võib-olla tundub. Vähemalt tol hetkel tundus mulle. Ja jälle paha eksimus. Mõnikord need on keerulised visked, sa pead viskama hästi rahulikult on ja sa pead samal ajal tunnelit tabama, aga selleks, et tunnelit tabada, pead viskama suht kõvasti ikkagi, et siis ongi neist hästi keerulised visked. Marekil oli siin ikka väga hea on suht kaugelt. Nii, Martin ka ilusti korvi alla. Mulle meeldib endale ka pigem visata nii nagu Martin, et väikse kerge annukaga. Ja minul on siit siuke... Saad nagu veits rahulikumalt panna. 25 meetri putt. Ui, ongi. Mis nii vigane? See oli hea seive. Ma ütlesin veel, kusjuures Marekule veel pärast seda putti tegime nalja, et miks peab siin nii raskelt tulema. Võiks visata kohe korvi alla ja võtta sealt selle nii-öelda pördi või parri ära, eks ole. Minu arust see ongi discgolfi võlu, et seda parri on võimalik nii erinevat moodi võtta. Et paned esimesse puusse, viskad korvi alla, võtad parri, teine paneb 5 peale, paned mööda ja siis võtad ka parri. Nii, aga tänu minu päästmisele siis oleme siin kõik parriga maha tulnud ja nüüd mängime siis par 445 meetrit ja avavise võiks ideaalis minna sinna, kus see valge silt paistab. Ja Marko on üsna ülesannete kõrgusel ja täpselt sinna sildi ette ta viskabki. See tundub päris hea koht, kus ta edasi minna. Tegelikult oli siin ka parempoolne käpp, aga see parempoolne käpp mängis pigem proorada, kuna proorada mängis korv rohkem siis paremal, aga mina ikkagi otsustan mängida parema käpi kasuks, sest et sängid pikaks paned, on OB ohtu ja mul seda eest käega juhtub, et võin ta ketta üle visata. Et läksin turvaliselt sinna paremale. Siin oli küll asi kontrolli all. Nii, Marek läheb ka natukene tummisemalt vajutama. See on päris hea, hästi kõrge, ei veits lüüksiks vist. Ja, ta jäi sinna, siin see sinine korv paistab ja minul tuleb siit nüüd eestkäe vise ja tegelikult puhus siin vasakult paremale tuul, et ma pidin ta ja nagu näha, siis ta puhub selle ketta kangeks ja õnnelikud oksad tõid ta alla. Kes see on? Hea küsimus. See peaks vist äkki Martin olema. Martin vist pigem tundes, jah. Nii, no Marko, ideaalne koht. Lihtsalt võtab kange ketta, ilusti spaigib ja hästi. Meest on õpikust. Nii, Marekul ei kriips lühikeseks aga no super vise. Pullikasse. Nii, Martini kolmas. Hästi, oi. Martin oli, kusjuures ma veel kiitsin ka seda, et tal oli üli smooth nagu eest käe süka approach, et hästi. Nii, ilus pöördi. Minul on ka süke 5-6-kas. Sees on sees. Jah. Sees on sees. Kolm kaardit, pole vahe. Risto -9, Marek -8 ja Marko -6, et siit hetkel tundub, et 2 meest on veel siin sees, kuna kaks rada on veel jäänud. Nii, rada 17, 90 meetrit, 1 meeter tõusu, puhus jõhker vastu tuul, paremal OB ja ma ei tea, mis imekettaga Marko viskas selle, aga lõpuks ta sinna korvi alla maandus. Mina võtan oma kanget destroyeri ja tahan teda visata
madalale, et kuna mul on viskel ka sihuke nõusapp sees, et siis, aga viskan ta ikkagi liiga haiseris ja kerge nõusiga. Aga tuleb. Mingi puu ikkis välja. Ta jäi sihuke ringist välja, aga. Marek läheb midariga või? Ei, Marek viskas ka minu arust selle mingi kiirema kettega. Isegi tundus, et ikkagi oli midagi samast, aga paar korda on sama kettast veel visanud meie arust. Ma tean, et tal mingi köte peaks olema, mis on suht sama, aga no lennu poolest tundus tõesti. Nii, ülejäänud poisid ja Martini veel ilusti tagasi ka. Nii, mina siin üritan siis päästa, mis päästa annab. Leiab PD. Ja. Oi, väga hea. Aga mul tegelikult oli 2 oksa vahelt vaja see ketast teele panna ja läksin ikkagi rannima. 2 korvi lõpuni ja kuna ülejäänud poisid olid siin pargitud, siis mul tuli siin. Ei, Risto. No ma siin viisakalt vabandasin ka poiste ees ja et nad andsid selle mulle andeks, ma loodan. Nii, viimane rada, 122 meetrit, 3 meetrit tõusu, par 4, vasakul T on OB ja minema tooksest, oi. Marko paneb selle viske idekalt. Nii, Marek. Kõigil oli näha, et see läheb juba oksa suunas. Nii, see peaks olema veib vist. Natuke keeras peale. Oi, OB on lähedal. Ja ei tulnudki tagasi OV, et me tegelikult kõik tahtsime mängida sealt vasakult ümber selle kase. Hästi mõnus, sujuv, pare. Hästi, noh, seda joont tahtsitegi mängida eelnud. Ja, just. Täpselt mõõdetud. Nii, mina võtan ka, kuna oli vastu tuul eelmisel. Ja halo Tessu. Aga vaatame, mis siit välja tuleb kohe. Destroyer on kõvasti tööd saanud sul. Oi. Ja nüüd on mul käes kõige kangem midar, ehk siis Justice. Korv jääb siis nüüd paremale. Korv on tegelikult suhteliselt otse. See mitte Proditsi korvi mingi? Jaa, seda punast seal. Okay. Nii, ja minul õnnestus see vise sinna 10 sisse saada. Martinil väike siuke jälle mõnus leiab. Ja no nii smooth vise, et. Yeah. Nii, Marekul siin. OB3 võimalik võtta. Jah. Ja läheb ka rannima, nagu oli näha. Nii, Markol on ka jump put ja lihtne pirku. Nii, minul nüüd vastu tuul, kergelt kõrgendatud korv, 7 meetrit on minna. Skoore ma ei teadnud ja oma peas läksin ikkagi rannima. Ja jätsin selle kriips vasakule. Oleks olnud ja võimalik. Aga mis seal ikka, tuleb teha elu huvitavamaks. Ja nagu näha, siis putti ära ei pannud, tuleb meil Marekuga play-off. Ja ma alles siis, kui ma olin selle putti ära pannud ja Marek ära puttinud, siis me siin vaatasime, et meil siin tuleb ümber mängima minna. Saab ikkagi täie raha eest mängida. Aga meiega liitus ka Erki Markus, kes siis 12. kohalt mängis -11 ja siis meiega koos siis play-offi. Nii, Marek alustab sama ketast nagu. See peaks Justice olema. Võib-olla ta viskas 17 Justice, aga see vise, no väga peen. No. Jälle pullikasse, minul sama ketas, mis enne Firebird. Oi, läks peale. Ja mine mööda. Ja no ma ütlen ausalt, ma tulin naeratades maha ja mõtlesin, et jälle muster kordub ja jälle ümber mängimisel kaotan. See on ka väga peen. Ja nähes ka Erki viset rahulikult sinna pullika ääre peale, siis Erki viskeid ei ole täna näinud veel, nii et Margit on siin küll ära kattinud, aga ma tegelikult kaalusin päris pikalt jump putti minemist. Käes on Berg. On. No nii. Mees on ette emotsiooni jälle isegi. No mul oli Rambo mode sees. Rambo mode. Full focus. Erki putis ka ilusti ära. Erkil ilus putt.
ja lähme poistega siin edasi. Nii. Nii, mina alustan. Sama ketas, üritan madalamaks visata. Jaa, läheb mööda. Läks mööda, aga okstest surus alla, ehk siis jäin ringist välja. Ennem sa põhjad siin hea paar seivi ära, nii et hea rada, kus sul ümber mängida. Nii, see on siis rada 15, mida me siin teise ümber mängime. Erkil. Ai, mis asi, silp. Ja see puust. tundus nii hea juba. Okei, joon oleks võinud natuke paremalt olla, aga nagu ja sirge vise jälle. Marek, üliilus vise, täpselt koridori, õige kõrgusega, madal. Sai natukene madal. Ja puu aitab ja pullika lugu. Nüüd meil siin Erkiga võivad olla asjad läbi. Erkil jäi siuke 20. Pigem on läbi, jah. Minul on siit ringist näha, et selgastu seina. Jaa, hästi. Räägin, see ennem siin panid selle hea paar seivi ära, et Marekil tõsta sisse. Nii, Marekul 2 pullika putti järjest ja nüüd Marek saab alustada. 2 meest jäänud. Oi. Ja jäi OB-sse. Minul oli missioon iseenesest lihtne, kuna Marek oli OB-s. Mängin täpselt samamoodi sinna paremale fore. Ja nägis, kuidas see ketas lendab, astusin juba tiialalt maha. Ütleme nii, et su enesekindluse järgi on näha, et mees läks ikkagi võtma siin. Et Essa sai pergi sisse või ise beast mode on nii-öelda peal, on ju. Nii, aga läbi pole veel midagi, sest et Marek viskas veel ennast sinna ringi äärde. Aga seda lihtsalt sa tegid ringi ajal ka juba, nii et ju, et väiksed korrektuurid. Ketta maandumist näha ei ole, aga see ketas surus veel rohkem paremale. Ma jäin ringis siuke 20 peale. Ütlesin, et tegid eelmise ringi viske pealt korrektuurid, aga... Nii, Marekul on siin veel... Ja Marek eksis, mis tähendab, et Marek mängib 5. Minul on nüüd vaja visata võimalikult korvi lähedale. Ja sellega on see asi tehtud. Esimene PDK võit pärast 61 võistlusse. Aega läks, aga asja sai. Nagu näha, siis hing on kergendatud välja, et... No eks see esimene on ikkagi paras keeruline. Aga aitäh vaatamast teile ja oli tore.